siin väidetakse olevat 120 kraadi. Küljed on 3 ja 5. Täiesti klassikaline nagu siin saaks koossinus-teoreemiga, aga siin tegelikult koossinus-teoreemi pole isegi vaja. Leia selle kolmnurga ümbermõõt ja pindala. Okei, no ümbermõõde jaoks on ikkagi koossinus-teoreemi vaja, aga kõigepealt ma leiaks kohe pindala ära. Nüüd kolmnurgas kehtib siuke pindala valem. No missuguseid pindala valemeid te teate kolmnurga juures? Näiteks. Mis pindala valemit sa kolmnurgas, Rasmus, oskad pakkuda? Nagu üleüldse? Jah. A korda H ja Jaa, see on nagu kõige klassikalisem. Kogu aeg ilmselt näete seda. Davai, Sofia, kas sa ütled veel mõne? Okei, ära ütle. Gustav, sa ütled? No kui sul on kõrgus teada, siis sa saad... Ei midagi, mul on midagi. Olgu, kuidas sul, Kristlin, on? 1 kahendik korda A korda B korda siinus gammases. Jah, täpselt nii, seda siin saabki väga mugavasti kasutada. See on nagu selle jaoks praegu valatud. Et eksisteerib üks siuke valem nagu kahendik korda 3 korda 5 korda siinus 120 kraadi. Ehk siis, kui meil on 2 külge teada ja nurk ka nende vahel, siis on see kolmanda külje asukoht on nagu kinda teada. Sest et noh, kogu info on selle jaoks olemas. Ja tänu sellele me saame selliseid lahedaid valemeid välja pakkuda. Ja hetkel kogu see asi kalkulaatorisse sisse soksides annab kui palju? 0,5 korda 3 korda 5 korda siinus 120. Tuleb hästi kena arv, mille saaks ümardada 6,5. 6,5 pindala ühikut. Siin on sentimeetrid. Ruutsentimeetrid. Ja nüüd siis pindala jaoks. Pindala jaoks on meil vaja saada kõiki neid külgi kätte. Selle kolmanda külje saame kätte kasutades. Mida? Täpselt nii. Ehk siis noh, see kolmas külg, ma oletan, et on, ma ei tea, X näiteks. Ehk siis X ruudus võrdub 3 ruudus pluss 5 ruudus miinus 2 korda 3 korda 5 korda koosinus 120. Meie vana hea koosinus teoreem. Ning kui me tahame seda X-i teada saada, siis me paneme kogu selle asja juure alla. Ma ei viitsi teda uuesti välja kirjutada. Kogu see pikk rida on juure all siis. Ma kalkukasse panen otsa juure alla. 9 pluss 25 miinus 30 korda koosinus 120. Oi, kui ilus arv. 7. X on võrdne 7. Ma vist meelega panin sellise ilusa vastuse. Ja siis järelikult ümbermõõt on meil 15. Nii, S-ülesanne on tehtud. Esimene oli siis väidetavalt kõige mahukam. Küsiti 2 asja, oleneb kuidas vaadata. Teen selle, alustame teise ka. Y 4 5 nurgaks on X ja kraad on siin antud 52 kraadi. Küll. No tahetakse, ma vist lööksin selle nurga enne, selle X-i. Ja siin saaks siinusteoreemiga selle X-i kätte. Siinus X jagatud 5-ga võrdub siinus 52 kraadi jagatud 4-ga.
siinus X võrdub järelikult teen siin ta arvutan välja, noh siin on siis ristkorrutisega 5 korda siinus 52 jagatud 4-ga. No tuleb sinna hästi mingi kole murdmine. 0,9850. Nüüd siis sekund siinus sellest. See X tuleb siia, võib-olla olen siia mõelnud. No 80,1 siis, et 80,1 kraadi. Ümaralt. Kuidas seda Y-t teada saada? Üks variant Y jaoks on koosinusteoreem. Aga koosinusteoreem oleks vist suht pikk lahenduskäik, seal peaks vist lõpuks lahendama ruutvõrrandi ka. Kas mingi kiirem variant on? Vastus on küll. Kui me leiame selle nurga siin, 180 kraadi miinus 80,1 kraadi miinus 52 kraadi. Mis see nurk seal tuleb? 180 miinus 80,1 miinus 52 47,9 kraadi 47,9 kraadi. Nii, ja siis saab koosinusteoreemi veel ühe korra kasutada. Sorry, siinusteoreemi. Siinus 47,9 jagatud Y-ga võrdub. Ma võtaks selle algandmestiku näiteks siis. Siinus 52 jagatud 4-ga. Võimalikult palju ma kasutaksin ülesandes neid algandmeid, mis mulle antud on. Sest et see X, selle ma juba veits nagu ümardasin seega, ma ei taha teda uuesti kasutada. Ta on küll õige vastus, aga nagu ma ei taha. Ta on natuke ümardatud. Ülesande poolt antud on usaldusväärselt. Või noh, täpsemalt. Siin saab selle jälle ristkorrutis teha. Murujoone peale siinus 47,9 korda 4 ja murujoone alla siinus 52. Tuleb siia 3,77, kas siin oli mul ühik ka antud. Ühikut ei ole. Järelikult on Ü. Nii. Olemas. Ja siis järgmine kolmnurk natuke teistsuguse kujuga. 6 4,87 X 90 kraadi ja Y. Davai. See on siin ka täisnurk. Davai. No siin saaks selle X-i saaks leida Pythagorase teoreemi. Hetkel siis X oleks 6 ruudus miinus 4,87 ruudus. Kogu see asi juure all. Äkki tuleb mingi ilus vastus. Kas ma olen pannud sinna ilusa või mitte. 0,87 ruudus. No 3,5 saab siin ümardada. 3,5 ühikut, olgu see X. Ja nüüd selle Y saamiseks on mõningaid variante küll. Mulle meeldiks pindala kaudu vist. Ehk siis üks variant, kuidas kogu selle suure kolmnurga pindala arvutada, on see meie X korda 4,87 ehk siis 3,5 korda 4,87 jagatud 2-ga, no see on siis täisnurk see kolmnurga pindala on ju. Kaatet korda kaatet jagatud 2-ga. Ja kuidas veel selle kolmnurga pindala arvutada? Alus
korda kõrgus. kuna see on täisnurk, siis see Y on hetkel selle kolmnurga kõrgus. ehk siis alus korda kõrgus jagatud 2-ga. nüüd siin ma korrutaksin, kaotaksin need murud ära. ja mis see 3,5 korda 4,87 17,045 17,045, see on siis selle korrutamistehte tulemus siin. ja siin on siis 6 Y-it jagada veel 6-ga läbi ja saamegi selle Y-i kätte. 6-ga, no 2, mis kuhu maani ta ümardaks, 2,84 ühikut on Y olemas. siin on muidugi teisi lahendusviise ka, et ei pea seda pindala kaudu tegema. et nurkade kaudu saab minna kuidagi koosinusteoreemiga, ilmselt siinusteoreemiga võib-olla saab andmeid kätte, aga see viimane X ei meeldi või gamma. Selge. Okei, nurkade leidmine. Okei, no siin pole muud varianti kui koosinusteoreem. kuna see ei ole täisnurk ja kolmnurk, seega lihtsamalt me ei saa. Eks ma võtan selle koosinusteoreemi X-ist näiteks. Seega 5,97 ruudus võrdub 6 ruudus pluss 4 ruudus miinus 2 korda 6 korda 4 korda koosinus X. ja nüüd siis, kui ma siit koosinus X-i tahan avaldada, siis tuleks midagi sellist siia. 6 ruudus pluss 4 ruudus miinus 5,97 ruudus. kui mingid küsimused tekivad, et kust ma mingeid arve võtan, siis hea meelega selgitan. sekund koosinus 36 pluss 16 miinus 5,97 ruudus jagatud 2 korda 6 korda 4 tuleb 70,1 kraadi. 70,1 ja nüüd juba saaks siinusteoreemiga teha. seda asja jätkuksime. Siinus Y jagatud 4-ga on võrdne siis siinus 70,1 kraadi jagatud 5,97. millega see siinus siis võrdub. murjana peale läheb 4 korda siinus 70,1 ja murjana alla 5,97. tuleb siia, okei, ta tuleb siia 0,6300. seega sekund siinus, see tuleb 39. Y tuleb umbes siis 39, ümaralt tuleb 39,1. 39,1 kraadi. jah. võib-olla ma olen mõelnud, et see vastus on siin 39, aga 39,1 sobib ka. see vastuse ümardamine nii oluline ei olegi nende ülesannete juures, oluline on just see lahenduskäik, et te lahendate õige meetodiga. see tagab teile punkte eksamil. vastus mitte nii väga. vastus tagab nagu 1 punkti. aga lahenduskäik just, et teil on õige lahenduskäik, see annab teile nagu punkte. ja selle õige lahenduskäigu kirjapanek, no see nõuab oskusi, tööd, et sa näed mingeid võimalusi. ja kui koosinusteoreem on olemas, siis on hästi. jah. kena.